Tere tulemast! Selles videos räägime erijuhtude käsitlemisest ehk siis sellistele olukordadele lahenduse leidmisest, kus me varasemalt oleme näinud oma programmi täitmisaegseid veateateid. Oluline mõiste erijuhtude käsitlemisel on erindid ja tegemist nende näol on sellise andmetüübiga, mille eksemplarid sisaldavad infot meie täitmisaegsete vigade kohta, mida me võime näha oma programmide jooksutamise ajal. Ja tegemist on nüüd sellise andmetüübiga, mis pigem on meie eest senini peidus olnud ja me nii süvitsi neid praegu ei õpi, et me neid eksemplare nendest ise nüüd ehitama hakkaksime, aga uurime selle tausta siis nii palju, et näiteks kui me oleme varasemalt näinud nulliga jagamisel, näiteks sellist veateadet, kus on kirjas zero division error ja siis veel see veateade, et division by zero ehk siis nulliga jagamise veateade, siis võime selle tausta kohta siis midagi sellist ette kujutada, et seda infot, et mis sorti veaga on tegemist ja mis täpselt valesti läks, seda Python siis sisemiselt hoiabki sellise andmetüübi eksemplarite sees, mida me nimetame erinditeks. Et siis tõesti oleme seda nulliga jagamisel varem näinud või näiteks kui meil on proovitud avada mingit faili, mida ei ole olemas, oleme veateateid näinud, et nende taustal siis on tegemist erinditega, mida siis vaikimisi töödeldakse selliselt, et meie programm sulgub ja nende andmete sisu kuvatakse meile selliselt siis punaselt ekraanile veateatena. Aga see ei ole kohustuslik, et meil see programm alati niimoodi peaks kinni minema. Et kui meil on mingi mõistlik tegevus, mida teha sellele reageerimiseks, et kui see viga tekib, siis meil on võimalik seda erindit siis kinni püüda, nimetame seda niimoodi, ning võime siis otsustada, et mida me täpselt tahame teha, et sellele veaolukorrale reageerida. Ja järgmine küsimus võibki olla siis see, et mismoodi me siis püüame neid erindeid kinni, kui meil peaks tekkima kuskil täitmisaegne viga. Ja vastus on try lause, mida peaksime kasutama. Et võime ette kujutada näiteks koodijuppi, kus me proovime avada faili, sealt rida välja lugeda ja seda faili sisu kuidagi töödelda ja ütleme, et me tahaksime siis teha oma koodi kindlaks sellele, et kui tekib faili avamisel viga, siis me teeme mingi alternatiivse tegevuse, mitte ei lase veateatel oma programmil kinni minna. Et siis sel juhul me võime kasutada seda try võtmesõna, mille järele siis taandega saame kirjutada selle koodi osa, mida me nii-öelda proovime siis teha. Ja kui ühegi rea sees tekib meil seal veateade, siis seal kohe katkestatakse meil programmi töö ja minnakse edasi meil except võtmesõnaga märgitud koodialasse, et siis kõik, mis on except järel meil taandega omakorda, siis läbitakse meil just siis, kui see veateade tekkis selle alternatiivse tegevusena, nüüd ilma, et meil kogu seda programmi siis kinni pandaks. Selle praeguse except võtmesõna kujuga peame küll sellega ettevaatlikud olema, et kasutada seda ainult väga väikeste koodijuppide seas, et kuna see praegu püüab meil absoluutselt kõik võimalikud veateated kinni, siis võib meil minna väga keeruliseks suuremates koodijuppides vigade leidmine, kui meil ainult üks selline universaalne ei õnnestunud faili töötlus siia praegu ekraanil ilmub. Et siis seda varianti kasutame pigem tõesti paari üksiku rea juures, kus me saame väga kindlad olla, et mis seal täpselt sees juhtub. Kui me nüüd vähegi suuremate koodijuppide sees proovime erinditele reageerida, siis peaksime arvestama sellega, et püüda kinni võimaluse korral mitut erinevat veatüüpi ning olla väga kindlad siis sellega, et missugusele veateatele me just mingisuguse tegevusega vastame. Et selle jaoks meil on võimalik nende except võtmesõnade järele panna kirja, et täpselt missugusele erindile me praegu reageerime. Et kui me vaatame praegusid koodijuppi, siis avame faili, mis võib-olla mõnikord on olemas, võib-olla mitte, ja siis proovime teha töötlust arvuks, mis mõnikord võib-olla õnnestub, mõnikord võib-olla mitte, siis saamegi kirjutada siia 2 except plokki, millest esimese siis reageerime faili mitteleidmisele, kui on file not found error näiteks, ja teisega saame panna paika, et kuidas me reageerime, kui meil arvuks teisendamine ebaõnnestub. Ja sel juhul meil siis ei ole seda ohtu, et näiteks faili mitteavanemise korral kogemata faili teisenduse kohta veateateid kirjutame või siis vastupidi, et siis saame väga täpselt suunata erinevatele veateadetele väga täpse lahenduse, kui meil see olemas on. Ja prooviks nüüd neid töövõtteid ka Pythonis siin laivis vaadata, et vaatame, mismoodi täpselt siis meil programm reageerib, kui meil
proovitakse avada näiteks faili, mida ei ole olemas, kui me oleme selle siia try bloki sisse nüüd määranud. Et kui me silumisrežiimis selle try bloki sisse nüüd suundume, siis võime näha, et meil see open funktsioon praegu hakkab aktiveeruma, aga nüüd hüpati meil otse sellest openist accept'i sisse, et siis tekkis veateade, kui me proovime avada faili, mida meil lihtsalt ei leidu, et siis kõiki neid järgnevaid ridu enam üldse ei täidetagi ja siis minnakse meie alternatiivse tegevuse juurde, mida me siin accept blokis oleme kirja pannud, et praegu siis näidatakse meile näiteks seda teadet, et ei õnnestunud faili töötles ja siis kõige lõppu veel meil alati kirjutatakse praegusel juhul, et lõpetame töö, see on juba sellest accept blokis siis väljaspoolne koodi osa. Et nägime praegu siin siis näidet, kuidas meil tekib selle try bloki sees vea olukord. Aga sellele jätkuks võiksime vaadata ka olukorda, kus meil avatakse faili, mis on reaalselt olemas. Et võiksime siis selle samuti silumisrežiimis siin tööle panna ja kui me siia try bloki sisse nüüd läheme, näeme, et meil faili ilusasti avatakse, eks ju. Tuleb see fail avatuna meile siia muutetevaatesse, saame siit failist siis ühe rea välja lugeda, näeme, et siin on üks tekst sees, mis kirjutab, et siin on faili sisu, selles on olemas.txt failis, printitakse meile see rida välja ja saame faili ka veel sulgeda, et näeme, et ühtegi veaolukorda meil try blokis praegu ei tekkinud, et siis sel juhul paneme tähele, meil seda accept blokki siis üldse tähele ei panda, et seda mitte õnnestumist meil praegu ei ole põhjusteks näidata, kuna kõik läks õnneks, et siis see jäeti meil praegu vahele ja jätkame siin ilma taandeta koodiala töötlemist, et näiteks kui see lõpetame tööteksti printimine siin on, siis saame näha selle tulemust siia ekraanile veel ka tulemas. Aga nagu enne slaidilgi mainitud sai, siis selline praegune kirjapilt pigem toimib meil ainult siis, kui meil on väga-väga väikene kooditüüp või isegi ainult 1 või 2 rida, et kuna tõesti see accept püüab meil kõik veateated kinni ja see võtab meil mõnikord siis kontrolli ära selle üle, et missugusele veale me täpselt nüüd reageerime. Et vaatakski järgmisena sellist koodi näidet, kus meil võib mitu asja valesti minna, et näiteks võib meil faili avamine viltu minna või võib sellest failist loetud rea arvuks teisendamine viltu minna, et sarnaselt nagu meil slaidi peal mõttekäik juba oli. Et kuidas võiks alustada sellise töötlusega siin oleks siis nii, et võimegi panna programmi tööle ja vaadata siis, et missugune veateade meil täpselt tuleb, et selle järgi on kõige lihtsam välja mõelda siis, et kuidas seda accept blokki endale kirjutada koos selle vea nimega. Et siis paneme siia try blokki meie töötluse ja kirjutame file not found error ja siis võime mõelda, et kuidas me reageerime sellele, kui meil faili ei leita. Et me võiksime praegu lihtsalt mingi lihtsa sõnumi siia kirjutada, et näiteks faili leidmine ebaõnnestus ja teine veaolukord siin on siis sellega, et kui meil arvuks teisendus ebaõnnestub, eks ju, et missugust veateadet me nägime selle puhul slaidi peal, oli value error, eks ju. Paneme selle siia samuti juurde, et siis juhul, kui meil on file not found error, siis paneme sellele vastava veateate kasutajale praegu ja kui tuleb value error ja õnnestunud seda arvu sealt välja lugeda, siis võime midagi teistsugust siin kasutajale öelda, ilma et me selle programmi, selle kurja punase veateateta laseme kinni minna. Et kirjutame siia siis näiteks arvuks teisendus ebaõnnestus ja võimegi kohe katsetada, et kui me teda praegu siin tööle paneme, kui meil faili ei ole olemas, reageeritaksegi meil vastavalt sellele veateatele vastava sõnumiga. Võime vaadata siit järgmisest näitest, et kui me proovime failiga, mis meil on olemas, siis selle seest võime mäletada, et oli varem faili sisuks midagi tekstilist, et sellest ei õnnestunud siit failist siis arvu välja lugeda ja saime hoopiski siis value errori, millele siin anda vastav teade. Ning võime vaadata seda muidugi samuti, et kui meil kõik ilusasti siin läheb ja on meil mingi arvudega tekstifail, kus saabki arvuteisenduse teha, siis printitakse meile lihtsalt see arv nüüd välja ja sel juhul meil ei olnudki tarvis nendesse accept blokkidesse üldsegi siseneda praegusel juhul. Aga võiksime nüüd vaadata neid töövõtteid kasutades ka paari praktilist olukorda, mis meil tihti programmeerides võib nüüd ette tulla erinditöötluse puhul. Ja esimene selline muster võiks olla näiteks see, et kui me tahame kasutajalt midagi potentsiaalselt korduvalt küsida senikaua, kuni ta õige asja sisestab. Ja praegusel juhul meil on midagi sellist siin üles ehitatud näiteks, et me laseme kasutajal siin enda lemmikarvu sisestada ja siis sellele sisestatud arvule teeme siin teisenduse täisarvuks ja siis kasutame teda siin printimisel ja arvutamisel veel hiljem.
Ja on öeldud siis, et meil on eesmärk nüüd, et me tahaksime, et sisestatud väärtuse korral, millest ei õnnestu arvu korrektselt välja lugeda, me küsiksime siis sisendit uuesti. Et siis võiks ta identselt töötada, kui me siia korrektse arvu sisestame, nagu praegugi, aga kui me sisestame siia midagi sellist, mis ei ole korralik täisarv, siis annab ta meile siia veateate ja just seda olukorda tahaksimegi siis alternatiivselt just käsitleda nii, et sel juhul siis küsitaks kasutaja käest uuesti seda arvu. Ja arvan, et me võiksime selle siin pakendada mingi funktsiooni sisse, siis kuhu see korduvalt küsimine siis paika seada, et paneks siia sellise küsinimelise funktsiooni endale, et siis plaan oleks, et see funktsioon siis küsib kasutaja käest seda arvu senikaua, kuni ta oskab õige asja lõpuks sisestada. Et tõstamegi selle sama lemmikarvu küsimise siis siia samma, paneme selle return'i siia kohta ja proovimegi siis nii teha nüüd, et me siis proovime seda arvu küsida ja arvuks teisendada ja kui see ei õnnestu, ehk siis kui meil tekib siia value error, siis sel juhul võiksime kasutajalt paluda uuesti seda sisendi sisestamist. Et kirjutame siia näiteks siis midagi sellist, et see pole korrektne arv ja palun sisesta uuesti. Et kui me nüüd praegu selle täienduse oleme siin teinud, siis tavaliste arvude korral jätkuvalt ta töötab, aga kui kirjutame siia midagi muud sisse, siis ta praegu vähemalt nii palju reageerib, et ta ütleb, et ei ole korrektne arv, palun sisesta uuesti. Ja nüüd meil oleks tarvis see kuidagi siis tsükliliseks teha, et kui meil ei õnnestu see, siis mindaks uuesti seda sama küsimust esitama peale seda teadet. Ja mis võiks olla siin lahendus, oleks siis see, et me võime siia panna ümber ühe potentsiaalselt lõputu tsükli, mis siis töötaks senikaua, kuni lõpuks return meid siit sellest funktsioonist siis välja viib. Aga kui meil tekib siin mingi vea olukord, siis selle arvu teisenduse juures siis saame öelda, et see ei ole siin korrektne arv, palun sisest uuesti ja sel juhul siis meil tagastust ei ole, et seega meil see while true teeb järgmise sammu ja minnakse jälle uuesti kasutajalt küsimust küsima. Et võimegi kogu katsetada, et kui kirjutame siia mingit sodi sisse, siis ta oskab öelda, et ei ole korrektne arv ja kui lõpuks sisestame midagi õigesti, siis see tsükkel katkeb, kuna return toob meid siit välja ja siis saame siit väljaspool juba seda arvu niimoodi töödelda. Nüüd järgmisena vaataks veel ühte värvikat näidet programmist, kus võib päris mitu erinevat veaolukorda tekkida ja kus meil oleks tarvis seda töötlust teha nii, et mõned asjad teeme tsüklist väljaspool ja mõned asjad seespool, et peame siis oskama otsustada, mida kuhu paigutada. Et proovime kõigepealt see natukene sisse elada, et mis meil siin praegu on siis juhtunud on see, et me anname siin funktsioonile ette ühe faili, mille sees olevad arvud me tahame siis kõik kokku liita nende pöördväärtustena. Et siis kõik arvud teeme pöördväärtusteks ja siis liidame kokku. Ja lõpus tahame siis need tagastada. Ja kuidas me siin funktsiooni sees siis tööd teeme on nii, et me kõigepealt paneme omale ühe muutuja valmis, kuhu seda summat koguda, avame faili, mis võib ebaõnnestuda kindlasti näiteks, eks, siis käime läbi selle faili rida haaval ja siis proovime neid pöördväärtuseid leida siis nii, et me jagame ühe läbi selle arvuga, jälle potentsiaalne veakoht, kus siis võib-olla mõnikord jagame nulliga ja teiselt poolt potentsiaalne veakoht, kus meil võib see arvu teisendamine ebaõnnestuda, kui meil on kogemata katkine fail siin. Ja siis paneme faili kinni ja lõpuks selle summa tagastame, eks. Et võimegi siis järjest vaadata, et missugused vead meil siin hambusse jäävad, kui me seda siin töötlema asume. Et kui me teda siin tööle paneme praegu korrektse failiga, siis võiksime saada sellise arvu siia lõppu, aga vaataks siis, kuidas me mittekorrektse failiga siin hakkama saame. Näiteks siin arvud katki.txt, proovime siin järjest neid veateateid siis hallata. Ja proovime siis mõelda siin nüüd 3 küsimusele. Et me tahame programmi täiendada nii, et meil kogu programm katkiks viisaka teatega, kui meil faili leidmine ei õnnestu, siis me tahame vahele jätta need read, kus nulliga jagamised tekivad ning vahele jätta need read, kus mingi mittearvuline väärtus on ees. Tahame siis vahele jätta, mitte kogu programmi kinni panna. Ja praegu siis esimene murekoht, mida me siin näeme, on siis näiteks see, et kui meil on value error ja meil ei õnnestu see 34 selliselt sõnaliselt siis arvuks teisendada, eks ju. Et siis meil eesmärk oli, et me tahame need vahele jätta, mitte panna kogu seda programmi kinni ja mitte panna kinni ka faili lugemist. Et siis sel juhul, kuhu me kindlasti peame ta paigutama, oleks just see tsükli sisse, et siis järgmine tsükli samm ikkagi toimuks, isegi kui üks nendest ridadest ebaõnnestub. Et siis paneme try bloki siia sisse ja proovimegi siis acceptiga kinni püüda selle value errori, et kui meil ei õnnestu seda arvu teisendust korrektselt teha.
näiteks kirjutame siia, et siis jätame vigase arvu vahele ja kui nüüd tööle paneme, siis näemegi, et mõned vigase arvu vahele jätmised meil siit siis praegu ilusasti ilmusidki. Aga tuli teine veateade veel juurde, et division by zero ehk nulliga jagamine, mis me pidime sel juhul tegema, pidime samuti nad vahele jätma, et me ei taha programmi katkestada, vaid peame need just vahele jätma, et siis saame seda tandemit siin veel siis laiendada, et see on meil siin juba paigas, et mida teha, kui meil ei õnnestu siit selle arvuks teisendamine. Nüüd vaatame seda, et mis siis, kui see arv on olemas, aga ta on seal 0, et võime sellele vastava teate siis samuti kirjutada, et jätame siis nulliga jagamise vahele. Ja paneme selle tööle, näeme, et üks nulliga jagamine ilmus siia meile ka ja praegu siis saimegi kokku, et nendest ülejäänud korrektsetest arvudest tuli näiteks selline pöördväärtuste summa. Ja võime siis proovida seda samuti, et mis siis, kui meil seda faili olemas ei ole, et võime siia mingi XYZ näiteks lõppu kirjutada, vaadata, et mis ta siis teeb, kui meil faili ennast siin ei leidu. Ja sel juhul meil oli siin praegu eesmärk kogu programm katkestada viisaka teatega, kui fail ei leidu, et teemegi sellega siis veel lõppu sirge siis, et paneme try bloki sisse selle, et see summa leida, siis me ei saa seda summat ka kasutajale väljastada, kui teda ei õnnestu välja arvutada, et paneme selle samuti see try sisse ning paneme siis alternatiivseks selle mis iganes viisaka sõnumi siis, mis pidi meil file not found errorile nüüd vastama, et kahjuks faili ei leidu. Ja sellega siis võimegi teha viimase katse, et nüüd mitte eksisteeriva failiga ta nüüd samuti seda katkestust nüüd ei tee, vaid näitab meile seda viisakat teadet, mida meil paluti näidata. Võtame veel lõpetuseks ühe nuputamisülesande ka siis ette. Paneme tööle siin ühe programmi ja paneme tähele, et meil visatakse siia veateade, et faili avamine ebaõnnestus praegu. Ja ülesande püstitus on seatud meile see niimoodi, et meil on ette antud üks fail, jagajad.txt, kus on meil arvud sees, ja siis küsitakse meilt, et mis läheb siin valesti ja miks meile kuvatakse siin faili avamine ebaõnnestus ning see töö meil katkeb nende arvude töötamisega, eks ju näeme, et ainult 3 tükki neist töödeldakse läbi, kuigi meil faili avamine selgesti õnnestus, eks ju, et näeme, et tõesti siit sisu välja tuli ja ikkagi siis võtta paar minutit, et selle üle juurelda ja proovida välja mõelda, et mis siin täpselt valesti läks ja proovida mõelda, et mismoodi sellele olukorrale siis lahenduse leida võiks. Ja lähemegi nüüd siis koos selle lahenduskäiguga edasi. Et võime siin silumisrežiimis siis mõelda selle peale, et mis meil siis täpselt siin koodijupi sees valesti läheb, kui me selle faili siit avame. Et näeme, et meil esiteks on siin see rida 13, eks ju sellega töötab asi ilusasti 24, siis 65 nägime enne seda ja näeme siis, et meil tuleb see 0 siia, mis siit võiks küll valesti minna, tundub, et läheb nulliga jagamiseks, eks ju. Et siis teisendatakse see arv 0 meile siit välja ilusasti ja nüüd meil selle nulliga jagamise peale tuleb välja, kuvatakse seda sama faili avamise ebaõnnestumise sõnumit. Et siis meil on siin selline eksitav sõnum kogemata tulnud, eks, et ongi siin siis see õpetlik moment, et võib-olla siin ei oleks tasunud kasutada seda except märksõna ilma selle täpsustuseta, et mida täpselt me siin kinni praegu püüame ja võiksime siis sellele mõelda ka, et kuidagi eraldi käsitleda seda, et kui meil see nulliga jagamine tuleb, mida me võib-olla enne ei näinud, kui meil see except oli niimoodi kirja pandud. Et võime siis lahenduse kirjutada näiteks siis niimoodi, et paneme siia välimisse try blokki siis korralikult paika, et meil on just file not found erroriga tegemist, et siis ainult sel juhul, kui faili avamine ei õnnestunud, ainult siis näitame seda teadet ning selle erindit kui me nulliga jagame, võiksime siin eraldi siis tsükli sees kinni püüda, et isegi kui meil siis mõne üksikuga siin vahepeal on siis veaolukord, et nulliga jagatakse, siis saame need vahele jätta ja järgmiste arvudega töötab see arvutamine ikkagi siis korrektselt. Ja sellega siis võimegi tänasele videole joone praegu alla tõmmata ning kohtumiseni juba järgmises videos.